kohvikusse jälle. Täna on kolmapäev, 15. oktoober 2025 ja on käimas valimiseelsed pingelised debatid. Ja täna on meil plaan B-ga võimalus teile tutvustada meie plaan B linnapea ja vallavalitsuste kandidaate. Ja vestlemegi, et kuidas me siis valisime just selle tee, et hakata plaan B-ga Eesti elu paremaks muutma. Ja võib-olla annaks võimaluse kõikidele öelda siis tere ja tutvustaksin kõigepealt meie esinumbrit, Tartu linnapea kandidaati Andro Roos. Tere tulemast meie digikohvikusse ja võib-olla siis ütled paari sõnaga, et miks sa just valisid selle okkalise tee hakata plaan B-ga rajama teed Tartu linnavalitsusse? No tervist kõikidele. Et seda ma kartsin, et tuleb sõna võtta ja tuleb hakata sellistele küsimustele vastama. Aga miks ma valisin? Eks sellepärast, et esiteks vaja on ja teiseks, et huvitav on ka. Teised ei tee nagu seda, et kõik mängivad nagu mingisuguseid mänge poliitiliselt, et justkui etendavad kedagi, et eks Reformierakond etendab nagu liberaale ja liberaalid nad muidugi ei ole klassikalises mõttes tagurlased tegelikult. EKRE Isamaa etendavad rahvuslikke jõude. Üks etendab rohkem, teine nagu vähem, teine teeb ka midagi. EKRE siis, eks ole. Keskerakond etendab nagu keskklassi eest seismist. Sotsid etendavad, no ma ei tea, ajalooliselt ikkagi nagu töörahva eest seismist, ainult et töörahva eest nad ei seisa, et seisavad mingite teiste imelike seltskondade eest. Ja lõppkokkuvõttes tulebki vaadata nagu seda, et ega ükski poliitiline liikumine peaaegu, et ei seisagi Eesti inimeste eest. No sellega olen täiesti nõus, Andro. Ja vaata, siit tulebki edasi minna nagu sellega, et see plaan B ongi nagu see, et hakata rõhutama nagu inimlikkust ja inimeste eest seismist ja rahva eest seismist. Ja mitte ainult sõnades niimoodi, et me turu ära jagame, et kuidagi olla parketikõlbulikud ja niimoodi, vaid eks see liikumine peab kõik tulema ja meelsuse avaldamine ka tänavatele, et see peab olema nii parlamendis, nii volikogudes kui tänaval, kui lõppkokkuvõttes rahva südametes. Ja see ongi nagu plaan B, et hakata päriselt ehitama nagu demokraatlikku ühiskonda. Ja no Tartu ka, et Tartus on kivinenud võim Reformierakonnal olnud 30 aastat. Ja nüüd tahetakse mängida seda nagu Isamaa kätte. Mina sellega nõus ei ole, sellepärast et mõlemad on ajaloos Tartus võimul olnud. Need, kes seal parteijuhid on ja linnapeakandidaadid, nad on kas olnud praegu või kunagi enne juba linnapeakandidaadid ja rääkida seal seda, et seal mingid tohutud muutused tulevad. Muutusi kindlasti ei tule, et kui tulevad, siis halvemuse suunas. Sest kui sa pakud nagu pidevalt vanu lahendusi olemasolevatele probleemidele ja kui su eelnevad lahendused ei ole töötanud, siis see asi saab minna ainult hullemaks. Nii et plaan B on vaja Eestis ja Tartus ka. Ja eks Tartu saab olema nagu selline proovikivi, et juba vanast ajast, ühelt poolt on toodud välja, et see on nagu hea asi, et Tartus on ülikool ja haritlased. Aga osa haritlastest on sellise mõiste alla kokku võetavad nagu ütleme intelligendid või intelligents. Ja see juba ei ole niisugune hea mõiste, et see on niisugune natukene targutav ja ennast liiga nina uppi ajav seltskond. Et seda on ka piisavalt Tartus. Eks nende toel nagu ka Tartus Reformierakond on võimul olnud ja Isamaal on nagu mingi võimalus. Aga me peame niisuguse tavalise inimese eest nagu seisma, et tavaline inimene, kes ei etenda midagi ega kedagi, ei taha olla keegi teine, vaid tahakski olla nagu tema ise. Et see ongi meie roll ja meie missioon Tartus. Aitäh, Andro. Nii, kuulame, mis oleks öelda Narva linnapeakandidaadil Urbo Vaarmanil. Tere kõigile veel korra ja Narvas on see olukord üldse nagu hästi keeruline ja tulin ka just praegu ärimeeste kohtumiselt, või mitte ärimeeste, vaid Eesti kogukonna kohtumisel, kus esitati väga huvitavaid küsimusi selle Ida-Virumaa kohta ja ka plaan B kohta.
et ega me oleme tulnud ju selgelt sellepärast, et jääda ja plaan B on nagu, see ei olegi nagu millegi jaoks spetsiaalselt loodud, vaid see ongi tekkinud tegelikult rahva vastasseis selle vastu, mis täna toimub. Aga kui rääkida Narvas nagu süviti, siis Narvas olukord on nagu selles mõttes täiesti koomiline, et kõik, mis siin on täna Keskerakond, valimisliit Mihhail Stalnuhhin ja sotside nimekiri ehk Katri Raik enda valimisliiduga, et need on kõik tegelikult täpselt seesama probleem, mis on ka Tartus, et see on see vana kivistunud võim ja mis on nagu eriti kurb, kui Tartu kivistunud võim vähemalt püüab rahva jaoks midagi teha, siis Narvas juba ammu ei püüta ka enam rahva jaoks midagi teha. Et valimisperiood on 6 aega käinud, volikogud on ära jäetud, volikogu istungeid ei toimu, linnapea tööd ei tee ja see olukord on nii koomiline, aga mis on veel koomilisem, et kui me Tartus nagu eestlane vähemalt oskab natukenegi kaasa mõelda, siis Narvas on tekitatud olukord, kus vene inimene enam ei julge kaasa isegi mõelda. Ja kui räägime linnast, kus elab 50 000 inimest, siis täna öeldakse, et valimiskastide juurde tuleb kõigest 7000 inimest, sest enamustel inimestel on võetud valimisõigus ära. Ja see aasta on vähemalt hallipassi inimestel veel valimisõigus, aga kui neilt ka ära võetakse, siis varsti käputäis inimesi hakkab otsustama, mis Narvas toimub. Et väga müstiline olukord on, kus on linn, mis on Eestis 3. nimekirjas, omab valijaid vähem kui mõni pisikene Eesti linn. Ja Narva liigub kindlalt selles suunas, et kui siin nagu muutusi ei tule, kuigi ma arvan, et meie oleme suurelt muutuste sissetoojad, aga kui me võimule ei saa ja jätkab see vana võim ja vana erakondade lähenemine, siis ma julgen öelda, et Narva on praktiliselt väljasuremise äärel. Et siin ei ole nagu mingeid häid märke näha, et linn ellu jääks. Muidugi, mis on positiivne, kui meil alguses anti 0 kohta, siis anti meile 1 volikogu koht, täna hommikuste reitingute järgi on meil 5 kohta ja ma arvan, et me võtame ikkagi 7-8 kohta ära 31 kohast, nii et selles mõttes on meie Narva plaan B on, ma arvan, teinud päris head tööd ja loodan, et Tartul ja Pärnul läheb sama hästi, aga me oleme võtnud selle suuna, et võitleme viimase momendini, viimase veretilgani. Aitäh, Urbo! Sa oled oma meeskonnaga Narvas tõepoolest teinud ära imelise töö. Müts maha teie pingutuste eest, sest et Narva on olnud alati nagu maha jäetud murelaps lükata, tõugata. Et suur tänu teile, et te seal nii kõvasti pingutate ja loodame parimaid tulemusi. Aga... Muideks, mis ma korra veel üle hästi väikese täpsustuse, suur tänu kõigile meeskondadele, et me tunneme seda tuge nagu igalt poolt üle Eesti. Ja Eestist väljapoolt ka, meil siin nii mõnedki head mõttekaaslased ja meie enda ümarlaua esindajad on Eestist kaugemal, et selles mõttes Narvale annab see tohutult jõudu, et meid on nii palju tegelikult üle Eesti. Absoluutselt. Nii, järgmiseks annaks sõna Tallinna linnapea kandidaadile Rodion Denissovile. Tere, omalt poolt, mida ma saan öelda, jah, ühelt poolt meil on pealinn ja teiselt poolt, väikese meeskonnaga, aga siis tasapisi tööd teeme ja oleme kohtunud inimestega ja osalenud nii palju, kui oli võimalik igasugustest üritustest ja loomulikult väga raske meil oli teha võitlus nende, nagu ma ütlesin, meie Tallinn on pealinn ja kõik raha, Eesti rikaste raha on Tallinnas ja siis kui suured erakonnad saavad panna iga bussipeatuse kõrval või iga selle kaubanduskeskuse kõrval oma telgid ja siis ja võtta terved suured meeskonnad, kes levitavad, kes räägivad ja nii edasi. Ja meie poolt kahjuks meil raha ei olnud ja siis tegime täpselt nii palju, kui see oli võimalik. Aga vot me alguses enne eetrit oleme rääkinud, et meil on tõepoolest nagu tõesti rahvaliikumine ja siis kõik meie kandidaatid on
rahva seest, et kõik töötavad. Jah, muidu, et kui paljud Riigikogu liikmed ja teised, nad suudavad nagu kõik päevad selle kuu jooksul kuskil seal ennast reklaamida, siis meie inimesed ikka lähevad tööle ja õhtul tulevad tagasi ja siis nädalavahetustel või siis, kui nad saavad kuni mõnikord lõuna ajal ja nii edasi, siis nad saavad suhelda oma valijatega. Peamiselt meie suhtlus on toimunud muidugi Facebooki kaudu, noh, mõned on kasutanud ka teisi võrgustikke. Vaatame, et kas, mida me seal saavutame, noh, et loodame, et midagi tuleb, aga igal juhul see tulemus, mis tuleb esmaspäeva hommikuks, no ta on ka meie jaoks selline väga huvitav, et ühelt poolt, kui me, noh, mina omalt poolt võin öelda, noh, et tuligi välja, et nagu olen siin nagu linnapea kandidaat, jah, et kuna no vist olen meie nimekirjas praegu Tallinnas vist kõige tuntum figuur, jah. Nii juhtunud, kuna ma olen ajakirjanduses pikka aja töötanud, nii et võib-olla nagu tuntakse rohkem, aga kas see tuntus annab meile rohkem nagu hääli, seda ei oska öelda. Küll meile tähelepanu oli pööratud ja et kutsuti ja nüüd ma sain palju uut iseenda kohta teada ja Eesti Ekspress kirjutas ja siis Delfi see vatnikusuppi Keit ja Martin Laine minust kirjutanud ja kõik igasuguseid asju. No ma arvan, et kõik, mis oli võimalik nagu minu kohta öelda, oli välja öeldud ja tuligi välja, et võib-olla see ei ole nii hirmus õudne. No midagi, ma ei tea, mida veel võib välja mõelda. Kui teisi asju võib ainult välja mõelda, siis noh, et keegi võib kunagi võtta, et ma olen kunagi oktoobri-laps või siis pioneer ja siis no, et mis minu patud veel tulevad et ei tea. Aga no see oligi kogemus, hea kogemus. Mida ma veel tahtsin öelda, et noh, me algusest peale, kui me hakkasime programmist rääkima, jah, et meil nimekirja 7 inimest, ta on küllaltki väike, jah, Tallinna jaoks eriti, aga teiselt poolt meie programm oli selline, et ta oli väga konkreetne ja isegi kui ma käisin Kuku raadios, minu käest küsiti, no miks mõned väga sellised konkreetsed ettepanekud, mis tulid nagu plaan B poolt meie programmis, ei ole pähe tulnud suurte erakondade. No seetõttu, et me oleme rahvas ja me oleme need inimesed, kes sõidavad tavabussidega, kes jalutavad mööda tänavaid, kelle lapsed õpivad koolides, käivad lasteaedades või inimesed ise töötavad õpetajatena, nagu mina ka töötan, ma olen ka õpetaja. Ja siis meie näeme neid probleeme, aga nemad ei näe, nad elavad kuskil oma eliitrajoonides, sõidavad oma mersudega ja neil on kõik okei ja siis, kui nad hakkavad vaatama Exceli tabeleid, siis sealt nad saavad mingeid numbreid, mis reaalsusega väga tihti ei kattu. No sellest tulebki välja see, et vaatame, mis seal esmaspäeval tuleb, mis tulemus. No kui see on väga nukker siis tulemus, no siis me teeme ka oma enda jaoks nagu järeldusi. Mina isiklikult ka teen, et ma olen tegelikult viimased 7 aastat pühendanud sellele, et ma olen kirjutanud ja palju rääkinud inimestele, mida ma arvan, mida võiks teha nagu Eestis. No kui seda hinnatakse väga hea, kui ei ole, no eks siis see on nagu minu mure ja siis mina siis seda tean, aga noh, igal juhul kõik mõtted ja täpselt samamoodi teised kandidaadid ka, nad tulevad oma mõtetega, tavainimese mõtetega, kas nad jõuavad inimesteni, kas neid aktsepteeritakse ühiskonna poolt ja Tallinna elanike poolt. Seda ma ei tea, noh, või ikka võidab seesama suur propaganda ja suur raha, mis on pandud siis see suurte erakondade reklaami. Aitäh, Rodion, Tallinna meeskonna eestvedamise eest, sest et teie teete seal Tallinnas tõesti ka väga rasket tööd, sest et te ju peate nii-öelda otse seal šaakali pesas, nagu sa ütlesid, kõigi nende suurte kogenenud lihvitud poliitikute ja rahakottide vastu seal oma rahva häälekesega võitlema. Ja tõepoolest,
esmaspäev saab olema väga huvitav meile kõikidele igas Eestimaa otsas, et milline see meie rahva hääl ja pulss siis tegelikult on. Sellepärast rõhutan ka veel kord, et palun kõik, kes vähegi veel tahavad ja loodavad, et midagi Eestimaal paremaks muuta, palun tulge, minge hääletama ja hääletage paberi peal. Et kasutage paberi hääletamist pühapäeval nii palju, kui vähegi võimalik on. Et ma tean, et olukord on lootusetu, päris paljudele tundub niimoodi, väga raske on, aga ei tohi alla anda, enne kui nagu tõeliselt pole meid lapikuks löödud, et niikaua, kui on meil olemas veel plaan B ja meiesugused vabadusvõitlejad, kes vaatamata kõigile vastupanule ikkagi ujuvad vastuvoolu ja üritavad rahva häält edasi kanda, siis ma usun, et ükskord võidame niikuinii, nii et aitäh sulle, Rodion, selle raske töö eest, mis sa seal Tallinnas teed kogu Eesti rahva heaks. Nii, aga annaks nüüd sõna siis Rain Kuusikule, kes on meie Pärnu plaan B linnapea kandidaat. Tere ka minu poolt siis kõigile. Et pean siin veel kord tänama Androt, et see pühapäev, mis Pärnus sai natukene ringi sõidetud, on toonud erilist vastukaja. Et Isamaa erakonna inimesed nimetasid meid umbes nagu viimse reliikvia tegelasteks, et hakkame siin mingisugust ülestõusu tegema. Aga eks see meie liikumine ju ongi üks selline rahva ülestõus, et kui inimene ise enam midagi ei tee, siis ega need vanad poliitjõud ei tee ka. Ja siis me mandumegi ära. Aga jah, meie nimekiri on ju Pärnus natukene veel väiksem kui Rodioni oma, et meil on siis ainult viis nime ja kuidas läheb, no igatahes mõned erakonnad on värisema hakanud. Ja kas me nüüd volikogusse sisse saame, ma loodan, et me saame. Ühe koha ikka, et saaks nagu jala ukse vahele ja saaks nagu seda sellist sisulist tööd hakata rohkem tegema. Ja neid valusaid punkte, mida Pärnus on, neid on ju nii palju, et see on täiesti kohutav tegelikult. Alustades, ütleme, mis on meedias kajama jäänud, kas või seesama lasteaedade toit või tuulikud või see sõjatehas, sotsiaalvaldkond on täiesti kiviajas omadega, et siin on probleeme on palju. Väga kummaline, et Pärnu, mis omal ajal oli ju kuurorti ja puhkuse kants ja nüüd tuleb Pärnu rahval tegeleda selliste probleemidega nagu tuulikute tööstus ja sõjatööstus ja lapsed nälgivad koolides ja nagu uskumatu, kuidas Pärnu inimesed peavad maadlema. Et no praegusel momendil, ütleme, kui uskuda seda tuulikute kaarti, siis praegusel momendil on õhus kas 6 või 7 tuuleparki. Ja no muidugi erilist tähelepanu peab ikkagi panema sellele sõjatööstusele, kus siis Pärnu linnast 22 kilomeetri kaugusel hakatakse tootmisjääkide avapõletamisega Pärnumaad mürgitama. Et
lugedes ise seda keskkonnamõjude hindamist, kus on siis ära märgitud, et aastas võib õhku paiskuda 5 tonni mürgiseid jääke issand ja, jumal. ja lisaks siis veel selle üüratu põhjavee väljapumpamine. Et see on jah, ühele linna kandidaadile üritasin nagu selgitada, et mis see või tähendab, tema ütles katastroof, et mis katastroofi sa näed. aga teatavasti Pärnu laht on hästi madala veega ja siin ütleme, vesi vahetub aastas võib-olla korra või kaks sügisesel perioodil, kui ongi lõuna-edela tuuled ja siis vesi nagu vahetub. Ja kui siin aastaringselt käib üks suur mürgitamine, siis noh, Pärnu lahe kalandus ja kõik, et see on väga suures ohus kõik. ja selle pommitehase ainuke suubla, mis saab olema, on siis Männiku jõgi ja kõik see reovesi lastakse sinna Männiku jõkke, mis suubub otse Pärnu lahte. Et kui inimesed seda omale ei teadvusta ja üritatakse selle 200-300 töökoha nimel kõike seda teha, siis see Pärnu saab olema väga keeruline koht. Aitäh, Rain. See on äärmiselt nukraks tegev kuulda, et kaunis Pärnu on nüüd muutunud selliseks kohaks, mis tundub, et kõige rohkem ohustatud just keskkonnareostuse poolest. Meie ilus nunnu Pärnu linn on ikka praegult väga tugeva löögi all ja te peate seal ka väga rasket võitlust, nii et igatepidi hoiame pöialt teile ja soovime edu ja me loodame, et ikka selle jala sinna ukse vahele saame, kas või kuidagigi, on ju. peab saama, et noh, suurtest erakondadest ei julgenud ju keegi nagu isegi teledebatis mitte mingisugust, ütleme, ei öelda, noh, ERK seal mingisugusel momendil lehvitas seda punast-rohelist. Helme ütles, et noh, et kas see nüüd kõige parem asukoht on ju, aga ülejäänud teised kõik kiitsid veel takka, et noh, väga hea ja see on, noh, see on raske uskuda, et mingisuguse 200-300 töökoha pärast, kusjuures ega ju ei teagi, kui palju neid töökohti üldse Pärnule tuleb. Sest No et seal on ju veel omakorda küsimus, et sinna on vaja spetsialiste. Ega me ei saa ju tänavalt töötuid võtta, need on vaja ennem ju välja koolitada. RDX on üliohtlik lõhkematerjal ja sellega käitlemine peab olema eriti valvas. Et kui seal nagu mingisugune pisemgi vääratus, on see lihtsalt üks suur tuhahunnik seal. Nii nagu reedel juhtus Tenesse osariigis. jah, keskkonnaprobleemid on väga tõsised probleemid ja ka mind ennast hämmastab, et inimesed on nii ignorantsed selles suhtes, et nad ei hooma, kui oluline on puhas keskkond ja tegelikult kui kiiresti praegu käib kõige mürgitamine, õhu mürgitamine, vee mürgitamine, inimeste ajude mürgitamine, ihude mürgitamine, et noh, lõpuks kõik on nii palju mürki, sul on sees ja ümber, siis no on ju ilmselge, et me anname otsad. Nii et see looduskeskkonna säilitamine on äärmiselt oluline ja loodame, et kõik need
kõik need kohutavad sõjatööstused jäävad olemata ja jäävad tulemata. ma usun, et on ka teistsuguseid tööstusi, kuhu saaks Eesti panustada või millesse investeerida, et see ei pea nüüd olema siis pommitehas ja lõhkeainete töötlemine meie kallis Pärnu linnakeses. Aitäh sulle, Rain. Palun. Rain. Ja järgmisena siis tutvustaks meie väikese Eesti linnakese linnapea või vallavanema kandidaati Virgo Pihlapuu. tere õhtust! Tere õhtust! Räägi meile, kuidas on Elvas lood, mis toimub, mis teoksil ja kuidas sa otsustasid kaasa lüüa plaan B-ga? No siinkohal tuleb tänada Androt, kes on ikkagi selle liikumise kõige suurem eestvedaja ja tema pakkus välja, kutsus inimesi ja tema mõtted ikkagi kõnetavad paljusid ja hea meel on astuda sellesse paati ja võidelda nende asjade eest, mis me näeme, et vajavad ja väärivad võitlemist, et see elu meil siin ümber ei ole kulgenud just kõige meeldivamas suunas ja lihtsalt lõputult edasi vaadata ja oodata, et iseenesest asjad kuidagi paremaks lähevad, ei ole ka õige, et näha on, et pole mis erakonnad meil siin võimul vahetuvad, et see poliitika ja suund tundub ikkagi kuidagi üksluine olevat ja kuigi meil elu Eestis on ju väga mitmekesine, meil on linnad ja suurlinnad ja väiksemad külad ja asulad, siis kuidagi üritatakse ühe ja sama meetodiga neile kõigile peale lennata ja sama mustrit rakendada, mis ei ole nagu minu kui selles mõttes tehnika ja inseneeria kogemusega inimesele ei ole nagu loogiline, et meil on erinevad meetodid, tööriistad ja valime probleemi ja võtleme erinevaid lahendusi ja katsume asju nagu kuidagi konstruktiivsemalt ja läbimõeldumalt teha, et mis nagu reaalselt võiks toimida, aga tundub jah, et siin praeguses võimu tegevuses domineerib selline mitte just rahva huvidest lähtuv poliitika, ütleme siis nii, et ja kes võiks olla parem kui rahva enda esindajad, sellest siis sõna sekka ütlema ja ei ole mõtet oodata siin, kuni ise mingiks täiuslikuks inimeseks saab, kes nüüd võib minna ja sõna võtta, vaid vaadata lihtsalt enda ümber, mis siin toimub ja mis enda elus on nagu silmaga nähtav ja käega katsutav ja selles osas saab juba vähim, mida teha, ongi, et võtta sõna ja jagada mõtteid. Ja kui need mõtted inimesi kõnetavad, siis inimesed ka ise usuvad seda, mida nad enda ümber näevad. Et see on nagu see põhieesmärk, et tegutseme ja et inimesed natukene usuksid ka seda, et rahval on võimalus ikkagi seista enda eest ja ka rahval on ka võimalus, kes tahab, astugu liikmeks, et ta ei pea ise looma erakonda, ta ei pea ise looma valimisliitu. Suur töö on juba tehtud, et mina lihtsalt võtsin kutse vastu ja pakuti mulle valimisliidus siin kohta ja ütlen lihtsalt jah ja panen allkirja ja olengi siin, on ju, et saab nagu, et kui siin teised täiskohaga või 200% panustavad sinna selle poliitikatöösse ja nii-öelda, siis mina saan nagu põhitöö kõrvalt siin õhtusel ajal rahulikult nii-öelda natukene väiksema koormusega, ütleme siis, panustada sellesse töösse. Ja Elvas ma olen töötanud ju siin juba 10-20 aastat ja et ilus koht ja mõnes mõttes unikaalne linn ja vald. Elva on tõesti väga unikaalne ja isegi minu ka maakodu on Elvast ainult 15 minutit kaugemal ja ma olen olnud suur fänn Elva terviseradadel matkamas käia ja Elva loodus ja kui ma olen oma väliskülalistele tutvustanud Elvat, siis ainult peksavad 2 kätt kokku ja tissake nagu ilus ja nii beautiful, et see on
nagu mõnes mõttes muinasjutumaa, kus on metsa vahele tehtud selline mõnus elukeskkond. aga mis on sinu arvates Elvas praegult kõige suurem konnasilm või murekoht, mis vajaks adresseerimist või kust No mis alustada? tundubki, et see Elva, nagu see valla nimigi ütleb, et Elva ja linn, et jube selline linna keskne, et linn on küll toredaks ilusaks tehtud, aga vald ja kui nüüd selline on ikkagi, on päris suur, ulatub Võrtsjärveni välja ja Emajõest Emajõeni. Et see haldusreform, mis ikkagi tehti, see pidi ju sisuliselt nüüd just linna rahasid natukene võimaldama ka laiali investeerima, et ei ole niimoodi, et kõik käivad linna tööle ja linna kooli ja siis muud ei teegi kui ainult kõik projektid linnadesse, kus on kõige rohkem valijaid, vaid meie nii-öelda vastutusalas on siin ikkagi ju terve suur territoorium ja on ka Võrtsjärve juures ilusaid kohti, kuhu saaks täpselt samasuguse loodusrajad teha nagu Elvas on ju ja jalgrattaga ühest Elva valla otsast teise sõita ei oleks ju keskmisele Elva valla elanikule mingi probleem, et ei pea neid samu radu sealsamas Elva linnas kogu aeg sõitma, et pigem ma näengi, et see tegevus võiks linnast rohkem välja minna ja noh, nii palju, kui ma siin nüüd hiljuti olen liikunud siin erinevates nüüd Alevikes ja külades, et inimestel on jah selline mahajäetuse tunne, et peavad ise seal kuidagi kaugelt hakkama saama, igat asja linnast käima toomas ja siis võetakse lihtsalt koole ära ja pannakse poodi kinni, et see on natuke nõme ja siis muidugi parlamendi tasemel siis muidugi pannakse veel automaksud peale, et noh, oleks see Elva siis ütleme siin valla keskel, noh, võib-olla tõesti igalt poolt oleks nagu 5 kilomeetrit, aga noh, siin ikkagi kaugem rahvas ikkagi päris palju sõitma ja selline autosõltuvus on minu meelest on nagu vale suund, et kui me räägime ikkagi siin, et autode pidamine läheb kallimaks ja kütus kallimaks, siis me peaksime just vastupidi vaatama, et kuidas me saaksime vähesema liikumisega hakkama. Inimestel olulised sellised eluks olulised tegevused saaksid võimalikult vähese liikumisega hakkama nende endi jaoks. Et loomulikult, kui tal vaba aeg on, liikugu, selleks terviserajad on ju, saab iga Elva valla elanik, mitte ainult Elva elanikud ei saa liikuda, vaid ükspuha, kus Elva otsas. Inimesed saavad rahulikult rattaga sõita naaberasulasse ja lähimusse poodi. Ja et sellist liigset autosõltuvust vähendada võiks olla suund, aga see tähendabki seda, et olulised asjad peavad olema ikkagi jalakäigu kaugusel olemas. Nagu on need poed ja kui praegu, nagu ma aru saan, siis mure on see, et Elva vallas asuvad külad, maakohad on saanud hoobi ja vaikselt suretatakse välja, nii nagu vist enamus praegu Eesti just viimastel aastatel isegi jah, et tundub küll, et ei ole valla vastutus see poe pidamine, aga samas neid miljoneid liigutatakse sinna ehitusfirmadesse, nii et ei tea teist nägugi, et siis sisuliselt siis sotsiaaltöötaja sinna autoga käima igale poole laiali tassima asju, et see ei ole ka nagu päris hea, et inimestel võiks elukeskkond juba olla selline, et ta tunneb, et tal on seal turvaline elada. Eks et pea muretsema kogu aeg selle pärast, et kas keegi tuleb ja kas nüüd see toidubuss tuleb talle sinna sel kuupäeval, et selline. Loomulikult on siin mingitel ärimeestel on tore, kui niimoodi kogu rahvas sõltub nende firmast ja nende bussist ja saab niimoodi seda võimu kehtestada, aga rahvana mina tunnen, et ma tahaks, et mul oleks ikkagi vabadust ja valikuid siin ümberringi, et kas liikuda jala või kui mul on auto, siis ma sõin autole. Jah, liikumine on transport maapiirkondades on üleüldine katastroof. Inimesed, kes on maapiirkondades, ei pääse enam elutähtsatele
tegevustele ja allikatele ligi, nagu ongi need poed, apteegid, arstiabi, koolid ja selles valdkonnas on üle Eesti vaja väga palju tööd ära teha, sest olgem ausad, tegelikult ju Eesti süda on Eesti küla. jah, ja parim lahendus, mis ma praegu näengi, et on Eesti rahvas ise, on ju, et nagu see plaan B on nagu kogukond ja rahva liikumine, et ka nii-öelda lokaalselt inimestel oleks võimalik ikkagi koonduda nii-öelda, et ühiselt jagada ressursse, on ju, kellel on traktor, kellel on auto, et ma olen isegi siin väga tihti ikkagi naabreid niimoodi aidanud, et mure on, et siis käime ära, on ju, et ei ole probleemi. Et niimoodi teineteist toetada, et ei peagi igaüks, iga pere liige omama autot, vaid maal just see nii-öelda jagamine ja natukene efektiivsem ressursside kasutus on just oluline. Absoluutselt, absoluutselt. Ma mäletan omast ajast, kui vanaema juures seal Nõuni külas askeldasime, siis olid veel sellised ajad, kus küla peal jagati hobust. Vanaema käis, broneeris hobuse ära, kas siis kartulivõtuks või kündmiseks ja jagati ja muidugi ka, mis mulle väga meeldis, on talgude korraldamine külades. Et kui ma nüüd viimati Eestis olin, siis ka seal sain päris mitmed hooajatööd talgude abil ära korraldatud naabertaludes, kas siis see on kartulipanek, kartuli võtmine ja heinategu. Need olid 3 sellist tegevust nagu Aamen kirikus, kus siis seal Nõuni külas, kes need talud seal veel elus hingitsesid, et me kõik käisime üksteisele abis ja aitasime need tööd ära teha. Sest et väga suur mure praegult maapiirkondades on see, et lihtsalt pole töökäsi. Ja linna vanasti oli kuidagi osati paremini siduda seda maarahvast ja linnarahvast, aga nüüd on nagu linnarahvast kujunenud mingi omaette privileegidega etalonid, kes maarahvast ei pea midagi ja samas tegelikult ju kogu elu ja toit sõltub maarahva tegevusest. Vanasti vähemalt käisidki koolides, sügiseti käisid koolilapsed appi kartulit võtmas. Suvel olid meil töö- ja puhkelaagrid, käisid õpilased tegemas, aitamas, mis iganes seal maatöösid vaja oli. Nii et olen täiesti nõus. Tulebki nagu teistsugust strateegiat kasutada täiesti küla ja alevike eludes ja nii nagu meil on, linnas on korteriühistud, tegelikult saab paremini organiseerida neid asju. Just, aitäh sulle, Virgo, et oled võtnud ka vaevaks eest vedada seda plaan B rahvaliikumist ja Elva rahva eest seista ja Elva muredele püüate ka leida seal neid lahendusi, sest see ei ole kindlasti lihtne. Üleüldse tahaks ka siin tänada kõiki neid meie plaan B seltskonda, kes me oleme ennast kokku võtnud ja iseennast organiseerinud ja kõik anname omalt poolt oma panuse nii hästi, kui me oskame, vastavalt oma võimalustele, vastavalt oma tarkusele. Ja ma väga loodan, et Eesti rahvas mõistab seda pingutust ja tunnustab seda. Et me oleme ju üks minu arust ainukene rahvaliikumine, me ei küsi raha kellegi käest. Me ise rahastame ennast nii, kuidas oskame. Meie erakonna väga suur rahastamine on olnud Andro ja Urbo enda taskust, et me oleme teinud nii palju, kui me oskame ja suudame rahva heaks. Ja ma väga loodan, et Eesti inimesed väärtustavad seda ja annavad plaan B-le võimaluse ja nagu sa, Virgo, ütlesid, et kutsume kõiki ka meie paati hüppama. Tulge kaasa, ühinege, öelge, andke oma mõtted, pakkuge lahendusi, sest et ega me ju ka ei saa kandikul mitte midagi kellelegi kätte anda, et ega me ka ei ole mingid imeinimesed. Et me oleme lihtsalt praegult need esivedurid, need alustalad, kes on selle energia lükanud käima ja kui vaadata, kui suur on
peavoolumeedia peks meie plaan B liikmete suhtes nii siin kui seal linnas, eks ole, et ikka põhiline on, et ikka halvustada ja mõnitada ja kiruda ja solvata ja mis iganes moodi, kui vähegi võimalik, pidurdada, aga vaatamata kogu sellisele suurele mürale, millega üritatakse meid ära uputada, me näete siiamaani ikkagi liigume vapralt edasi ja loodame, et ka võiduka lõpuni. Et eks me esmaspäeval näeme ja kuuleme, mis siis see pulss on ja muidugi ka jällegi, et kas me saame usaldada neid valimisi ja kuidas see kõik käib, et probleeme on päris palju. Aga annaks nüüd sõna ka teistele meie siin ümarlaua liikmetele küsimusi küsida, et Indrek ja Maarja, on teil omalt poolt esitada? Jah? Ma võib-olla kommenteerin veel omalt poolt ka natukene enne kui veel sõna anname. Ikka, palun. Mulle väga need sõnavõtud nagu väga meeldisid, mis siin kõik tegid ja ma hakkasin nagu mõtlema seda, et aasta aega tagasi näiteks või ka isegi pool aastat tagasi me tegelikult ükski ei kujutanud ette, et me istume siin kõik koos, et näed, et on Tartu meeskond ja Narva meeskond ja Elva meeskond ja Nõo meeskond ja Rakvere meeskond ja Haljala meeskond ja Tallinna meeskond ja kelle ma veel nimetamata jätsin. Pärnu meeskond. Ja iga selle geograafilise punkti ümber on kogunenud ka sellised eestvedajad, mis tõesti on nagu rahva seast üles kasvanud. Ja kui sa siin ütlesid seda, et mina ja välja on kasvanud liikumisest ka, ütleme, Taavi Saukonen, kes ka on ikka omajagu pannud vahendeid alla ja täiesti vabast tahtest. Ja tema on nagu kujunenud oma tegevusega nagu meie erakonna peasekretäriks, nagu teistes erakondades on, ainult et selle vahega, et kui teistel erakondadel on oma raha, mida jagada, et siis Taavi on pidanud oma taskust võtma nagu seda ja peasekretäri tööd tegema. Aga no eks see ongi nagu see rahvaliikumise ülesanne, et ega alguses saab ju see alguse kõik nullist ja tulebki teha ja kes piirkondades teevad, eks piirkondade liikmed teevad kõik oma tasku peal ja ümarlaua liikmed on kõik toetanud nii, kuidas on võimalik, sest meil ei ole ju riigieelarve vahendeid kuskilt võtta ja tegelikult ausalt öeldes, kui meie teha oleks, siis peakski kõik erakonnad niimoodi toimima, nagu meie rahvaliikumine toimib, et ega riigieelarvest ei tohikski midagi olla, et kõik peaks olema liikmete ja toetajate annetused, et see on nagu see üks pool. Ja teine pool on tõesti nagu see, et ega see, mis mõju me avaldada saame, eks see esmaspäeval saab nagu selgemaks, aga selge on ka see, et kui me päris olematud oleksime, siis ajakirjandus meid niimoodi ei materdaks, et iga päev ju ilmub midagi. Head ei ole eriti ilmunud, alati ilmub halba, et küll on üks asi valesti ja teine asi ja kolmas, et täna näiteks oli Tartu Postimehes, kuidas üks meie liidel EKRE nimekirjas, no ta kooskõlastas selle ära meiega, et me lihtsalt ei leidnud seda teist inimest sinna Türi valimisliidule, et oleks saanud teha, et läks siis EKRE nimekirja. Aga kuidas Tartu Postimees, huvitav, mis peaks Tartu Postimehel olema nagu pistmist Türi valla asjadega. Ja kui ma seda pealkirja nagu nägin, et plaan B kasutab siis nagu võõra filosoofi mõtteid, no siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas mina olen midagi valesti kasutanud või kuskil niimoodi. Aga siis tegin lahti ja vaatasin, et Türi valda puudutab see asi, et Einar Laigna mõtteid on kasutatud. Et Indrek Valdek oma videokanalile on siis üles laadinud Einar Laigna loenguid, mis minu arvates on igati nagu loogiline ja mõistlik, et miks ei võiks nagu targa inimese mõtteid oma videokanalil siis ütleme avaldada. Aga näed, ajakirjandus on sellest kinni võtnud ja mitte EKRE-t materdanud, kelle nimekirjas ta on, vaid et ikkagi plaan B on hambus. Nii et huvitaval ajal elame ja püüame selle kõik nagu praegu mängida häälteks kohalikel valimistel toetuseks ja sealt edasi juba kasvatada liikmeskonda ja korralikud Riigikogu valimised teha. Ja ka loomulikult tänavatele tuua nagu selle poliitika, sest vaata täna ka politsei võttis ühendust ühe meie liikmega, ka Liina Raudsepaga, et kui ta läks telgiluba tegema
meie kampaania jaoks, siis võeti ta ette ja öeldi, et aga see paganama Andro Roos, et selle bussiga tead sõidab seal niimoodi, häirib inimesi, nii palju kaebusi tuleb meile, et me tahame talle helistada ja veenda, et ta seda ei teeks. Aga no ausalt öeldes ma ei pea seda mõistlikuks, et kui Messengeri kirjutatakse nagu, et kuule, et me tahame sind hakata veenma, et sa ei kasutaks oma kodaniku põhiõigust avaldada meelt. Et me tegelikult selle bussi ja kogu selle sotsiaalmeedia videote kampaaniaga me olemegi rahvale lähemale toonud ja mitte ainult rahvale lähemale, vaid Virgo ütles õigesti, et me olemegi nagu rahvas, et ega Virgo ei ole ju poliitik ja mina ei ole poliitik ja Rain ei ole poliitik ja tegelikult ega Rodion ja Urbo, me keegi ei ole poliitikud. Et ongi rahvagrupid, kes on võtnud, loovalt kasutavad mingisuguseid vahendeid nagu buss, nagu sotsiaalmeedia ja põhimõtteliselt me oleme sellega mõju avaldanud ja ma usun, et seda tööd tuleb nagu jätkata ja laiendada ja siis on võit meie nagu Eestis. Olen sinuga täiesti nõus ja tahan ka omalt poolt lisada ja sa mainisid Taavit, et Taavi on olnud tõepoolest niivõrd tubli ja toetav ja mees, kes võtab initsiatiivi oma kätte, ja näeb, kuhu. Aitäh Taavile, sa oled nii tubli ja et sa oskad näidata initsiatiivi, sest et ongi praegult ju kogu plaan B sõltub ju sellest, sest ega keegi, kuidas inimesed ise initsiatiivi võtavad, sest et meil ei ole ju siin sellist ühtegi ülemust, kes nüüd ütleks, et vot nüüd te peate tegema seda ja tehke toda ja et olnud väga põnev jälgida kogu selle organisatsiooni arengut ja kuidas me kõik siin ise oleme püüdnud teha ja toimetada ja initsiatiivi võtta ja üksteisega ühendust võtta ja suhelda ja infot jagada. Et praegu me oleme küll alles algusjärgus ja väike organisatsioon, aga ega siis esmaspäevaga nüüd siis midagi läbi ei saa, et alles siis tõeline töö läheb edasi ja tänu nendele KOV-valimistele on plaan B ikka väga jõuliselt ja suure pauguga poliitmaastikule lennanud. Ma ütlen alati, et see plaan B sündis nagu pauk luuaorrest, väga ootamatult, vähemalt minu jaoks, kuidas see alguse lugu üldse oli ja vot just ongi sellised meesterahvad, nagu meil siin koos on ja Taavi on olnud veel eriliselt toetav ja vot see ongi see üksteise toetamine on nii oluline, et keegi ei tunneks, et ta on kuskile jäänud ripakile ja võib-olla siin alguses ikka läheb natuke aega, et üksteist tundma õppida ja üksteisega kokku mängida ja suhelda, rohkem suhelda ja ka kui nüüd siin need valimised mööda saavad, siis kindlasti pingutame selle nimel, et rohkem suhelda ja ka hakata siis nüüd konkreetsemaid plaane välja mõtlema. Et kutsun üles kõiki, kellel on mõtteid ja initsiatiivi tahavad näidata, et siis ärge hoidke ennast tagasi, et nüüd me siin juba oleme ka omavahel ikkagi suht tuttavaks saanud. Ja mul on väga hea meel, et meil on nii toredad inimesed, kellega saab kõikidega rääkida ja me jagame siin ühte meelsust, Eesti meelsust ja püüame omalt poolt midagi ära teha, et mõned küsivad ka minu käest, et sa oled seal Ameerikas, et mis sul asja umbes Eesti eluga ja miks sa seda üldse teed ja on sul vaja ja niikuinii see kuhugi ei vii. Ja ma enda peal mõtlen ise ka, et aga mis tung see mul siis on, et ei huvita ju mind ka mingi poliitiline karjäär. Aga ma teen seda sellepärast, et mul oleks nagu, sest hing ei lase teistmoodi mitte teha. Et kui sa näed, kuidas tehakse liiga su kodumaale ja kodumaa inimestele ja Eesti rahvale, et me oleme ju nii väike rahvus, me oleme nii väike rahvus, et kui ma ei tea, kas eestlased ise saavad sellest aru, kui väike rahvus me oleme ja kui me midagi ette ei võta ja kui me üksteise eest ei hoolitse ja kui me ei õpi üksteist armastama ja üksteist toetama ja kollektiivselt koonduma ja just panema seda esikohaks, et
liitlase elustiili alles hoida ja meie kõige suuremat väärtust, mis on puhas loodus. Nagu puhas loodus, see on nagu meie kuld on see loodus, puhas loodus, rahu ja vaikus, külaelud, omaette toimetamised. Ja kui seda ära meilt võetakse ja kui see ära tapetakse, mis see siis eestlus on, tahaks küsida. Ma nüüd reisisin Kreekas paar nädalat ja ahhetasin ja ohhetasin, et issand, kui ilus kõik ja minu arust nagu terve Kreeka loodus on nagu sanatoorium. See päike ja meri ja need rannaäärsed külad seal on kõik sellised ilusad ja rahulikud ja vaiksed. Me käisime mehega sellisel saarekesel nagu Spetsese saar, kus on kuskil 4-5 tuhat kohalikku elanikku ja neil ei olnud arsti. See oli nii kummaline, et neil ei olnud nagu seal arsti koha peal. Ja siis üks kohalik ütles, et aga noh, et ega me olemegi siin suht terved, et kui just kuskil mingit põlve ära ei murra või mingit sellist asja ei tule, et siis iseenesest, kui sa elad normaalses, ilusas, stressivabas, puhta loodusega keskkonnas ja sul on puhas toit, noh, siis iseenesest ju terviseprobleeme ei ole nii palju. Ja ma mõtlesingi kurvastusega, et vanasti ma läksin ka Eestisse just selle mõttega, et issand, kui hea ma saan minna sinna oma pesakesse looduse keskele, tunda seda rahu ja käia metsas maasikaid korjamas ja seenel ja toimetada loodusega kooskõlas ja laadida oma akusid ja olla eemal sellest maailma mürast ja perverssustest ja propagandast ja kõigest. Ja nüüd, ja mis on nüüd? Eesti on vaata veel nagu üks hullemaidki oma selle globalistliku, liberalistliku propaganda ja reostuse ja kõige selle poolest. Et seda tuleb pidurdada. Ja praegult on minu arust ka need geopoliitilised tendentsid selles suunas, et kui me nüüd võtame ennast kokku ja targalt toimetamine, siis ma tunnen, et tegelikult see elu ja saatus ise mängib meile kätte selle võimaluse olla tõepoolest tõeliselt iseseisev ja ajada seda Eesti asja. No kaua me kannatame seda bürokraatia kägistamist ja seda soosegaste ideoloogia tunnustamist. Eks ole, et ei tasu nagu esile tõsta selliseid asju, mis tegelikult ei ole üldse kõnelemist väärtki minu arust. Vot. Aga nii, Indrek ja Maarja, kas on teil ka küsimusi meie lugupeetud liidritele? Ma võin siis otsa lahti teha, annab siis Indrek, tas kogub ennast. Et kellele ma siis veel tuttav ei ole, et minu nimi on Maarja Maripuu, et olen nii-öelda poliitikaga tegelenud aastast 2019, praegu hetkel olen eesti.com toimetaja ja saatejuht, et Tehnokraadi podcast ja siis on ka veebiraadio Lihtsalt ja keerutamata. Aga siinkohal palju kõlas läbi, et me ei ole poliitikud, aga me oleme aktiivsed inimesed, kes tegelevad poliitikaga, ehk siis tegelikult me oleme poliitaktivistid kõik siin. Et see ongi nii-öelda poliitaktivistide rahvaliikumine ja me teeme väga tugevat tööd ja tore on kohe näha, kuidas Andro ja Urbo lammutavad, et see on kaunis vaadata. Väga südamelähedane on mul külaelud, kuna ma olen ise maapoiss, siis Virgo jutt on väga õige ja ma lisaks Virgole tahaks rääkida või ma olen ka videopöördumise rahvale teinud, pakkusin välja külapoodide programmi taaselustamine, ehk siis igasse külla peaks nii-öelda omavalitsus hakkama siis külapoodi nii-öelda kuidagi toetama seda teemat, et saaks igasse külla oma poe. Sest praegu ongi see teema, et küladest jooksevad inimesed laiali, sellepärast et neil ei ole oma poodi.
ja seal poes peaks ka olema elementaarne postiteenus. Siin Soomes on igas külas on oma pood ja seal on ka liidetud postiteenus. Et samamoodi peaks ka Eestis tegema, et aga noh, ma saan aru, miks Eestis on see niimoodi tehtud, et võtame kõik võimalused külas elamiseks ära, et inimesed lihtsalt suunata linnadesse, aga no see ei toimi, sest Eesti süda ongi külana. Seni, kuni küla elab, elab ka Eesti, aga kui küla elu kaob, kaob ka elu Eestis ära. Ja nii ta on. Et ma ise kandideerin Tartus, 190 on minu siis number ja anname siis kuuma ja kõigile edu siis valimistel. jah, aitäh, Maarja. Edu läheb meil vaja. Indrek, on sul ka paar sõna öelda? Ja tere ka minu poolt kõigile, et ma saan aru, et me oleme juba 9 minutit üle läinud, nii nagu me plaanisime. Võtan väga lühidalt kokku kogu selle show, mis me siin viimase paari kuuga püsti oleme pannud, et mul on siin plikal on värskelt toodud raamatukogus nimega Pall tänava poisid, kui kes on lugenud, siis see väga meenutab seda, mis hetkel toimub. Ja ma tean, olen lugenud. Ja, oli mu lemmikraamat, see oli tõesti hea raamat. Täna toodi raamatukogust ja ma natuke meenutasin, et tuli endal ka kõik see asi meelde, sai ka kunagi loetud. Et see kõik see olukord meenutab Pall tänava potse, mis siin täna toimub, et üks kittub teise peale ja kolmas ja nii edasi, et selline see tänane hetkeseis ongi Eestis, et ega meist jätkuvalt midagi head ei kirjutate, et ainult halba. Isegi kui sa püüad nagu väga positiivselt kõigele läheneda, ikkagi oled sa halb. Noh, ei ole hullu, me oleme juba viimased aastaid juba halvad olnud, nii et see ei ole midagi uut. Aga minagi olen kandideerimas Tartusse ja saab põnev olema, kuidas Tartu rahvas meid vastu võtab. Käinud Tartus ka siin tänavate peal, on läinud erinevat meelsust, saadetud ka kuu peale ja puu taha, nii et kõike on nähtud. Väga põnev oli käia ka Narvas, kuidas Narva inimesed elavad, käituvad ja kuidas nad mõtlevad, et kui valimised läbi, siis ma kohe tahaks siukse, no kuidas ma ütlen, rääkida või kirjutada sellise sarja, võib-olla mõned pikemad lood kogu sellest show'st, nimetan seda kirbusirkusest, mis siis Eestis siin vahepeal toimunud on. Aga see on pikem jutt ja see juba siis, kui on see suurem hoog maha rahunenud ja muidugi loomulikult pikas plaanis siis see ongi sissejuhatus suuremaks kirbusirkuseks ehk siis Riigikogu valimisteks, nii et anname kindlasti kuuma edasi ja kõigile tõesti siiras tänu ja kindlasti paneme edasi, igal juhul edasi, et ei sammugi tagasi, nii et võta lühidalt kokku. Aitäh kõigile siiamaani, kes on selles väga palju nii-öelda panustanud jõu ja rahaliselt, nii et praegu võtan kõik kokku, aga ma näen, et Urbo soovib ka sõna võtta, nii et palun, Urbo. Ma mõtlesin, kui te mulle sõna ei anna, siis ma lasen politsei välja kutsuda, mul on see viimasel ajal kombeks iga päev. Täna käisid jälle mu juures, jälle võitsime. Aga tegelikult, mis ma tahtsin öelda, et pange üles postitusi, te ei kujuta ette, kui tähtis on viimaste päevade valimisjaoskondade juures selle positiivi süstimine. Meil on telk väljas Rugatiivi juures, me võtame nagu inimesi vastu ja suhtleme nendega. Ja kuidas tulevad välja valimispettused, kuidas tulevad raha eest ostmised ja asjad. Et selles mõttes, ma ei ütle, et seda võib olla ka Pärnus ja Tallinnas, et need on nagu natuke teistsugused regioonid. Aga kui sa seisad inimeste keskel, sa saad siukese asju teada, mille peale sa ei tulegi. Et meil on nagu, me püüame igapäevaselt, et keegi oleks kogu aeg väljas. Valimismaterjalid on otsas, raha on otsas, tuju on otsas, aga reiting nagu kasvab silmnähtavalt. Et sa oskadki väljas näha, et kui seal on mitu telki, kes tuleb sinu telgi juurde ja uskuge mind, see plaan B märk töötab, et selles mõttes Andro on teinud üle Eesti väga head tööd ja Narva on ka tubli.
meie oleme lihtsalt meedias nähtavad, eks ole, see on jälle pool naljaga, et aga mida rohkem te olete nähtavad, seda rohkem teiega suheldakse. Mul on tulemas veel nii mõnigi skandaalne artikkel isegi võib-olla välja, et me oleme palunud ajakirjanikke, et tulge, andke palju jaksate. Praegu ajakirjanikud küsivad, näiteks Postimees küsib luba, et kas nad võivad meiega teha. Et TV3 tuleb homme, eks ole, ERR-iga on meil veel homme debatt. Et mida rohkem te pildis olete ja mitte lihtsalt ainult ekraani peal, aga ka õues, seda rohkem on šansse, et me tegelikult kuskile välja saame. Et see 1-2 kohta, mis juurde tekib, see on nagu väga-väga oluline. Ja Androga ma olen ühelt poolt nõus, et ma küll poole kõrvaga kuulsin, meil käib samal ajal teine koosolek, aga see, et politsei taga ajab, kui politsei tahaks Androt kätte saada, siis oleks liikluspolitseile antaks lihtne korraldus Andro buss kinni peatada ja taga suhelda, aga seda ju ei tehta. Et see kõik nagu on üks suur mäng, mida tehakse ja mina jälle täna politsei ütles, ei, me ei pane sulle käeraudu peale. Ma ütlesin, alustame käeraudadest, mul on sõudu vaja. Nad juba naeravad selle üle, et selles mõttes, kui te nagu ise lõbusalt lasete, eks ole, siis see nägemus on teine. Mind kutsuti täna, käisin selle Eesti kogukonnaga suhtlemas, kes on endised kõik maavanemad siin ja niisugused kõrged ametnikud, et nad on täitsa mures selles mõttes, et nad juba pöördusid meie poole, et ikka te ajate Eesti asja või mitte. Ma ütlesin, no lugege, öelge, kus me ei aja, eks ole. Mul oli 1,5 tundi oli nendega vestlus, et see on nagu üks kinnine klubi ja nendega sai rääkida, et aina rohkem ja rohkem inimesi huvitab ja tahab teada, mis meil toimub. Jah, ei, see on õige, mis sa ütled ja vaata, ega tõesti, ka bussist on ju korduvalt ka Tartus politseipatrullid mööda sõitnud ja osad lehvitavad isegi, nii et patrullidel ei ole probleemi, et eks on lihtsalt teatud käsud kätte antud. No nagu ka Narvas, kui me esimest korda ju plaan B bussiga Narva tulime, see linnapea vunts oli seal. Teist korda ka muideks, Andro. Kohe võeti ju buss maha. Ja kohe võeti buss maha, nii kui vunts nägi meid nagu seal. Et selles mõttes ja kui kellelgi on probleem, et ta ei suuda nagu politsei jaoks skandaali välja mõelda, siis Andro ja mina oleme alati valmis aitama. Oh teid, olete ühed nutikad, aga lõpetuseks võib-olla küsiks seda, et kas on veel plaanis mingeid üritusi enne valimispäeva, nüüd on hea võimalus siin reklaamida, et ja homme meil 500 inimese kontsert. Meil tuleb üle 7 esineja, sõidavad kohale Tallinnast bussidega esinejad ja toimub suur kontsert. Laupäeval on meil suur plaan B, annab tiivad, jagame noortele energiat ja teeme mängu üle linna. Selles mõttes meil on päris tihe on see kohtumist aeg, et naine, palusin tal saata endale 2 särki ja mõned sokid, selle peale sain terve kohvritäie asju ja 6 aega vist mind koju ei oodata, et naine vist teab rohkem kui mina, et ma juba olengi linnapea. Et küsiks muidugi abi, Radioon, sul kindlasti on Narvas sõpru. Kui sa ütled sõna plaan B, siis nad kohe teavad, seal muud ei peagi tegema, ütleb plaan B ja Urbo. Aga see iga toetus, mis on, et mina kõigi oma Tartu sõpradele ütlen, Pärnus mul sõpru ei ole, aga see on hästi-hästi oluline. Muideks Virgo, sinu roosa pastakas on minuni saadetud, öeldud, et see on sama ilus kui meie põrsad ja sead, keda me kaitsesime. Et selles mõttes info liigub ja ma ütlesin selgelt, et Virgo on hea kandidaat, tema eest tuleb hääletada. Muideks ma ei tea, kus sa need põnevad pastakad kätte said inimestele, nad meeldivad. Et see ongi nagu hästi-hästi oluline ja kui teile tundub, et meil on Narvas nagu mega tugev meeskond, siis ma võin teile öelda, et meil 56 inimesest ainult 10 on tugevad. Ma ei ole pooli kandidaati isegi nägupidi näinud, me võtsime nad nimekirja, et selles mõttes nad tahtsid tulla meiega, nad tahtsid tulla plaan B-ga, nad võib-olla teevad tööd, valimispäeval on võib-olla mulle see suur üllatus, aga ega selle meeskonna kokkuhoidmine, nii nagu ka Ülle alguses rääkis, et eks me õpime alles kõiki tundma üksteist. Aga Narvas on meid rünnatud selle Eesti teema koha pealt, näiteks meil on teine nimekirjas on Meliss, see Dimitri ja tema tütar ja siis ma ühe korra viskasin nalja nendega, kas te üldse laulda oskate mõnda Eesti laulu ja nad kahekesi laulsid mulle keset tänavat Eesti hümni. Nad ei räägi kumbki eesti keelt, aga neil mõlemal on Eesti hümn selge. Et me saame nagu siukesi üllatusi kogu aeg, milleks me ei ole valmis. Ja see, ma ütlen, see
tänavatele minek, see on nagu hästi oluline. Ma saan aru, kui raske see on, mul läks see ka läbi võimu. Ma kõigepealt saatsin teised, kui neid võeti positiivselt vastu, siis julgesin ise ka välja ronida. No see oli pool nali jälle, ma olin esimene küll, kes tänavatel oli, aga olge julged ja ärge kartke ja tehke postitusi ja asju ja laigime üksteist, see on hästi oluline ja jagame. Radion, sinult on 100 häält mulle vaja. Ma tean, et sa suudad seda, lihtsalt küsimus on tahtmises. Tahtsin küsida, et kas Tallinnas on ka veel tulemas mingeid üritusi enne valimisi? Kas te lähete? No tänavatel me oleme iga päev ja siis ma tean, et mõned kandidaadid nagu isiklikult nagu oma raha eest nagu teevad ja teevad need videosid ja ma vaatan, kas ma veel need videosid ise ka teen. No, igal postitusi ma teen iga päev ja toetan. Ära vaata, tee. Ja Urbo teab, et ma postitan kõik need oma rühmadesse, ma olen suured rühmad ja toetan teda kõikides need Narva rühmades ja tegelikult tuttavatele juba nii ajakirjanikele kui teistele Narva inimestele ma olen juba 10 korda öelnud, et no toetage meid, aga noh, mis sellest välja tuleb, ei tea, kõikidel on Radion. Ma luban sulle, et mina olen ka politseile öelnud, et võite Radioni ka vahepeal kinni võtta, et oleks Oi! Urbo. Mind on kunagi juba Kosovos võeti kinni, nii et ei taha enam seda. Urbo, kas sa Rahvusringhäälingul oma pildi saatsid või sealt küsiti nagu... Ja, saadetud. Ja. Nii, kas Pärnus Nii et selles mõttes, et nagu ühisüritusi meil ei tule, aga igaüks teeb nagu seda lõpuni ja vaatame, no mis sellest välja tuleb. Kus te Tallinnas seal kõige rohkem liigute, et kus see rahvas teiega seal kokku puutuda võib, et kui te seal tänaval käite? No tänaval, kui ma alguses peale ma ütlesin, et kuna iga üks meist töötab ja mina ka, mul on praktiliselt iga päev tööd, siis kas 7 kuni 6 õhtuni, 7 hommikust kuni 6 õhtul, no mõni igasugused, nii et väga palju nagu vabalt liikumast mind tänavatel ei näe, aga noh, et mina tavaliselt, kui ma jagasin, et ma käisin selle meie linnaosa valitsuse kõrval ja selle rivipoe kõrval ja suhelnud inimestega ja siis teistes kohtades ka, et olen videosid teinud meie Järveotsa promenaadil ja pidevalt seal jalutan ja nii et selles mõttes, et mind on tegelikult väga lihtne kätte saada, mõned lihtsalt kirjutavad mulle Messengeri ja ma vastan, et ma arvan, et polnud selliseid juhtumeid, et ma ei ole vastanud, et nii et kui midagi mulle öelda, kirjutage mulle, noh, võimaluse korral siis ma vastan või siis saame isegi kokku. No selge. Kas Pärnus ja Elvas on ka veel midagi tulemas enne valimisi? Pärnu kohta, eks me vaikselt toimetame, kas me otse tänavale läheme, vaadates siin Urbot praegu, võib-olla peaks ikkagi minema. Mine, ikka kõik tänavatele. Et kahju, et kui pühapäeval olid ju kõik erakonnad olid rivis, et me tegime ühe väikse strateegilise valekäigu, et oleks pidanud kohe sinna samasele minema nende telkide juurde, nende seal olevate inimestega kohe rääkima nagu, et aga ja kui me tagasi jõudsime, siis Isamaa linnapeakandidaat juba istus autos ja sõitis minema, et näha oli, et kui nad plaan B bussi nägid, siis hakkas neil kiire millegipärast. Ja ma pean nii palju ütlema, et rahvalt oli tagasiside niimoodi, et päris mitmed kirjutasid mulle, et nägid plaan B bussi ja et tegi südame soojaks neil. Tegelikult Tallinnas ka mulle paar inimest ütlesid, et nägid seda ja kuulsid ja mõned esimest korda üldse nagu meie kohta siis said teada ja pärast otsisid ja said teada, et mina siin Tallinnas kandideerin ja küsisid, kes te olete. Teate, mis on veel huvitav? Kutsuge inimesi üles hääletama ja kui nad võtavad seda, pange üles teade. Mul tuleb iga päev umbes 5, 6, 10 inimest, kes küsivad, kuidas hääletada. Väga paljud ei käi hääletamas, aga plaan B-st nad on valmis hääletama.
et mul on niimoodi, et ma saadan kohe numbrid edasi sekretärile, sekretär võtab telefoniga ühendust ja püüab neid aidata. Et tehke neid üleskutseid, et kui vajate abi, kui on vaja kohale viia või ükskõik mis, ma arvan, et sedasi me oleme kokku korjanud mingi 50 häält julgelt juba, praegu valimised pole veel alanudki. Ja see on tõesti väga hea mõte, sest et ka mulle on mõned Tartu vanemad inimesed kirjutanud, kellel on raskusi liikumistega ja ka nad ei poolda e-hääletamist, et ma olen ka öelnud, et andke teada ja püüame organiseerida. Aga võib-olla võtaks siis tänase toreda vestluse kokku. Ühe üleskutse veel teen. Ma saan aru, et Narva küsib kogu aeg teie abi, aga olge head, käige, kommenteerige neid, mis on meil skandaalsed asjad, sest meil on see probleem, et me võitleme kogu aeg konkurentidega, kes suudab rohkem panna skandaalseid asju üles, kas meie või nemad, et täna kas või see valimisjaoskondade rikkumine järjekordselt, et kui te sinna alla kirjutate, et masendab, et Narvas niimoodi asjad toimuvad, siis see oleks päris hea sõnum, et anda mõista, et me näeme üle Eesti, mis toimub. Et see ei ole ainult Narva probleem ja kui kuskil mujal on vaja kellegi abi, andke märku, ma saadan meie inimesed appi kommenteerima. Aga me lihtsalt ei suuda sellele massile vastu seista, et meie vastasseis on ikka päris korralik, et meie vastu võitlevad kõik. Mõistetav. Anname oma parima. Aga lõpetuseks, Andro, äkki sa räägid meile siis pühapäevasest plaan B kohviku peost? Et on plaanis, et 20.00 hakkame pihta, et siis hakkavad vaikselt tulema ka valimistulemused ja laud on kaetud ja seltskond ootab ja tuba on soojaks köetud ja et veedame siis toreda õhtu koos. Nii et see on plaan B kohvik Tähtvere tänav 4 Tartus. Väga tore. Kõik tulge. Ja ma saan aru, et eks Narva seltskond teeb Narvas ja Rainil on Pärnus organiseeritud, aga Elva seltskond on kindlasti oodatud. Ma arvan, et mõistlik on Tartusse tulla ja ega ma Rodionist ka ära ei ütle, kui Rodionil ja Rodioni kamraadidel liiga kauge tulla pole, aga eks te peate ise vaatama. Ühesõnaga, Tartus toimub pidu, Pärnus toimub pidu ja Narvas toimub pidu pühapäeval ja kõik on kutsutud meiega koos tähistama uut algust ja uut valgust. Ja tänan ka omalt poolt kõiki tänaseid osalejaid ja kindlasti plaan B on tulnud, et jääda ja läbi raskuste tähtede poole, per aspera ad astra on ladinakeelne ütlemine. Nii et paneme edasi kõik koos võiduka lõpuni. Algus on alati kõige raskem, aga meil on algus tehtud ja väga loodan, et rahvas meiega ühineb. Ja sellega ütleksingi tänaseks kõikidele head aega ja jääge ootama uusi saateid. Kirjutage meile, esitage küsimusi, oleme rahvale alati olemas. Nii et mõnusat päeva ja õhtut kõigile. Aitäh kõigile. Aitäh. Kuulmiseni. Elame veel ja päike. До свидания. Ütleb Narva. Ja Tartu ütleb auf Wiedersehen. Goodbye. Meil on Eestile plaan B.